harjumuspärane. Mõnel on, kõigil ei ole. Harjumuspäraselt mina olen siin 9 paiku, mõnikord hiljem, mõnikord varem, väga varem ei tule, sest pood tehakse 9 lahti, ma toon piima alati. Ma alguses olin varem, aga siis ma hakkasin käima kogu aeg tagasi, siis ma hakkasin 9 tulema. Poest läbi ja siia. Harjumuspärane. Harjumuspäraselt läks Jeesus Õlimäele. Harjumuspäraselt käis Jeesus sünagoogis. Jüngrid tuli kokku tihti harjumuspäraselt. Ja jüngrite all ma ei mõtle 12 apostlit, vaid rohkem, eks ole. Nii et mul on rõõm, kui see ei ole harjumuspärane. Kas pole hea teha harjumuspäraseks? Harjumuspäraselt hommikul sa ärkad üles ja lähed tööle. Harjumuspäraselt sa toidad oma lapsed ära. Me ei toida, meil pole harjumus toita alati. Õnneks juba teavad, kus kapid on, jalad on all. Ei, anname süüa ka oma lastele, ärge muretsege. Anname. Aga me oleme tegelikult siin, et tänada issandat selle eest, mida tema teeb. Ja? Et minna tema trooni ette. Okei? Või ma teeme küsitluse, mille pärast sa tulid kogudusse. Ja ma tean, teate, ma ütlen, mõnes koguduses on tehtud ja ei ole alati see, et Jumala sõna kuulda või nii. On see, et ma olen osa sellest ihust ja sellepärast see sama vastus tuleb, et harjumuspäraselt. Ja see on oluline ka. Mõni ütleb, et tema ei saa siit üldse midagi. Tema kuulab järgi, aga ta tuleb, et olla koos kogudusega. Teate, respekt selles mõttes, kui sa siin ei saa midagi ja kui sa mujalt saad, siis et sa toetad oma kogudust sellega, et sa oled olemas. Et see on päris, et suur asi. Aga lähme palvesse. Halleluuja. Issa, ma tänan sind, et me võime saada ka oma kogudusest ühte vaimutoitu ja täis tuld, mis paneb meid lõkkele selleks päevaks. Ja kui sina tahad, siis see paneb lõkkele meid rohkemaks. Aga issand, me ei ole paastujad, kes kord kuus söövad pühapäeviti, vaid me oleme elajad, elusolendid, mitte elajas, vaid elusolend. Me oleme vaimolendid, kes janunevad sinu järgi iga päev. Et iga päev lüüa lahti sinu sõna, et iga päev uurida sind, et iga päev käia sinu koos. Ja ma tean, et me kõik ei käi, aga issand, et see tuleks esile, et sinu sõna hakkaks sosistama meisse, et see tekitaks janu. Ja issand, ma palun ka, et see tänane teenistus tekitaks janu sinu vaimu järgi. Issand, et me saaksime aru, et me ei saa ilma sinuta edasi. Issand, et me ei valiks päeva oma aastas, millal veeta koos sinuga. Ma me valiks tõesti, millal ma saaksin käia vetsus, sellepärast, et Jumalaga on nii hea koos olla. Las see tulla esile, issand. Las sinu ligiollu tulla esile, issand. Sest sinu sõna ütleb, Mattuse 28:20, sina oled iga päev meie juures. Iga päev on iga päev, issand, ja sa ei lahku. Issand, kui me oleme võtnud sinu enda südamesse vastu ja me ei ole pööranud oma selga sulle, siis sina oled meie juures iga päev ajastu lõpuni. See tähendab, issand, et sina olid eile meie juures. See tähendab, et sina oled praegu selles kohas siin ja sina oled homme meie juures. Ja Jeesus, kui me läheme magama, siis me täname sind selle päeva eest. Ja kui me teeme silmad lahti, siis me täname sind, et sa oled meie kõrval. Kui me teeme silmad lahti ja me saame küsida, Jeesus, mis täna? Jeesus, mis täna? Kallis püha vaim juhi. Ja kallis püha vaim, ma sellepärast küsin ka, mis täna? Kallis püha vaim, mis täna? Juhi palun, juhi meid, sütita meid, Jeesus. Õnnista ühte, kes on praegu selles paigas siin. Õnnista neid, kes on vaatamas meid videovahendusel. Issand, õnnista neid, kes on siin kõrvaruumist, lapsi ja teisi ka. Issand, ma tänan sind, et sinu juhtimine on. Issand, ma tänan sind, et sinu tahe on üle selle koguduse. Issand, ma õnnistan ka teisi teenistusi, mis Hiiumaal on alanud. Issand, õnnista sealseid pastoreid ja töötegijaid ja neid inimesi, kes lähevad kogudusse. Õnnistan neid ja hoia neid, issand. Las sinu püha vaim liikuda. Las sinu püha vaim puhuda. Tänu Jeesus sulle. Halleluuja. Amen. 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 Halleluuja. Kuulge, pööra ringi, püsti ei pea tõusma, aga ütle kellelegi, et mul on hea meel sind täna näha. Ütle kas või mitmele. Ütle kas või mitmele.
Halleluuja. Kas sa ütlesid siira südamega? Ütle siis seda kellelegi, kelle sa ütlesid. Ma ütlesin seda siiralt. Kui sa saad nii öelda. Nüüd sa tead, kuigi sulle ei öelnud, et ma ütlesin siiralt, siis ta ei öelnud seda siiralt enne. ei taha tegelikult päris niimoodi paika panna. Mul on üks vastutuskoormus, mis ma olen väsinud kandmast, aga õnneks see peagi lõpeb mitte koguduse suhtes, vaid siin mõni muu asi. Ja eile õhtul ma rõõmustasin, ma olin päris kurb nagu, et mul on tulnud mingi vastutus, mida ma ei ole võtnud, aga andsin sõrme, võeti käsi. Aga tänu Jeesusele, et tema on kosutaja, tema on varustaja. Eile ma sain teada, et üks... Ma lihtsalt tahan jagada teile seda enne ülistust. Et üks maailma tuntud evangelist tuleb homme Tallinnasse. Wow, päriselt või? Ja tema nimi on Ben Austraaliast pärit, elab Saksamaal ja ta on üle maailma muidugi reisib, et mis ta ütleb, et mis need üle 150 päeva aastas veedavad lennukis on ju, tüübid oma ajast, et reisivad nii palju, aga ta alustas Saksamaal koguduse ja siis ta käib, jagab evangeelmi ja ta ütleb, et ärkamist ei ole veel tulnud, aga ärkamine on liikumas, selles mõttes massilist ärkamine on toimumas. Ja kui ta läks ühte restorani, siis ta ütles, Jumala sõna tuli ühe naise kohta ja ta ütles seal naisele, mis Jumal ütleb tema kohta. Ja siis see naine ütles, okei, mul on sulle ka midagi öelda. Sinu kogudus on selline ja selline ja selline ja sina oled selline, ma tean, mis te teete ja ma tean, mida sa kõike teed ja negatiivses mõttes. Selline. Siis pastor lihtsalt, kas sa lõpetasid? Ja võttis selle, aga õnnistas seda naist. Et selles mõttes äge, et ka süksed reaktsioonid tulevad. Ben kuidas? Fitzgerald. Aha, vist jah? Fitzgerald, jah? Niimoodi kõlas see nimi, jah? Ben Fitzgerald on homme Tallinnas ja kui te tahate näha teda, siis ta tänaval liigub ja evangeliseerib tõenäoliselt, et õhtune teenistus homme hommiku on küll pastoritega hommikusöök ja homme õhtu on ta kell 7 missiokoguduses jagamus sõna ja Jumala vaim on teda võidnud ja tal on äge tunnistus ka, kuidas Jumal kutsus teda. Aga meie võtame kuulda Issandat, oma vägevat kuningat ja laulame talle. Võta nüüd Issandat vägevat kuningat kiita. Minu hingeke ära sa aega nüüd viida. Rõõmusta me, hõisates laula mu keel. Kandled ja pasunad hüüdku. Kiida nüüd Issandat, kes on kõik targasti seatud, kes kotka tiibadel vägevalt ikka sind kandub, hoiab sind ka nõnda kui katsed sa, eks ole seda sa nüüd Issandat, kes on sind kaunisti loonud, kes sulle tervist on andnud ja rahu sul toonud. Hädases ka on oma tiivaga ta, hoolsalt ja heldet sind ka. Nüüd Issandat, kiida hing Jumala nime.
mis seal liigub, see kiikuses teema teeb ime. Su valgusta, seda mäleta sa, sest ütle kiites nüüd aamen. Võta nüüd issandat, vägevat kuningat üta. Oh minu hingeke ära sa aega nüüd viida. Rõõmustame võisakest ammuke, kandled ja pasunad hüüdku. Issand, las sinu pasunad hüüdavad. Meil küll ei ole siin pasunat, eks seda element jääs. Aga me täname tõesti, et sinu pasunad võivad hüüda selles paigas siin. Ja las sinu kandled kõlagu sinu kiituseks. Sa valitse mu südames, anna mul mõtteid, mis vääriksid sind. Seisku mul meeles mu õndsuse hind. Ole mu tarkus ja sõnadega, sammuded seaksin ma su kitsal raam. Ole mu õndsasa, sina ju oskad mind armastada. Usun, et võitluses tõstab sa käe, aitsed mind kõrvale viid vaenuväe. Varjupaik oled mu kindluse vael, su vägi varjab mind siin taeval. Rikkus ja kuulsus ei paelu mind need, kui mulle lahti on taevased teed. Armastust rikkuses suuremat su juurde ma alati jään. Issand ja kuningas, sind palun ma, et taeva koju mind juhiksid sa. Olgu mu ümber ka pimedai mööd, mu lootus sina su lunastust. Lähme algusesse. Ole mu nägemus siht silmes, issand sa valitse mu südames. Anna mul mõtteid, mis vääriksid sind. Seisku mul meeles mu õndsuse. Sõnadega sammuded seaksid ma su kitsal raam. Laps olen sulle ma mu isa sa. Sina ju oskad
õitsed. Viid vaenuväe varjupaik, oled mu kindluse vaar. Su vägi varjab mind siin taevas. Rikkus ja kuulsus ei paelu mind, kui mulle lahti on taevased teed. Armastust rikkusest suuremat näed, kui sinu juurde ma alati jään. Issand ja kuningas, issand ja kuningas. Teist kui sa, kes teaks mu südant nii nagu sa. Kogu loodu sind ülistab, koos kiitust toome sul, su au kuulutame. Ei ole teist kui sa, kes teaks mu südant nii nagu sa. Kogu loodu sind ülistab, koos kiitust toome sul, su au kuulutame. Sinu juurde joosta saame, kartmata oma armuga me kohta sa alati. Käed tõstame taeva poole, sind usaldame. Iga kord, kui ülistame, sind näeme. Sind näeme. Sind näeme. Sind näeme. Ei ole teist. Ei ole teist kui sa, kes teaks mu südant nii nagu sa. Kogu loodu sind ülistab, koos kiitust toome sul, su au kuulutame. Sinu juurde joosta saame, kartmata oma armuga me kohta sa alati. Käed tõstame taeva poole, sind usaldame. Iga kord, kui ülistame, sind näeme. Sind näeme. Sind näeme. Ei ole teist kui sa. Ei ole teist kui sa. Ei ole teist kui sa. Ei ole teist
kui sa, kui sa, kui sa. Ei ole teist kui sa, kui sa, kui sa. Ei ole teist kui sa, kui sa, kui sa. Ei ole teist kui sa, kui sa, kui sa. Sinu juurde joosta saame kartmata, oma armuga me kohtad sa alati. Käed tõstame taeva poole, sind usaldan. Iga kord, kui ülistame, sind näeme. Sind näeme. Sind näeme. Sind näeme. Jeesus, just praegu ma usun, et me võime näha sind. Sest sina oled just praegu selles paigas siin, selles ruumis. Kiitus ja olgu sulle. Vastu loodud relvad hävinevad, pimedus ei minust jagu saa. Sest et Jumal, keda teenin, elab võidus, iial ei kaota ta, iial ei kaota. Vastu loodud relvad hävinevad, pimedus ei minust jagu saa. Sest et Jumal, keda teenin, elab võidus, iial ei kaota ta, iial ei kaota ta. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen. Vastu loodud, on võimas vägi. Võimas vägi nimes Jeesus Kristus, igas sõjas võidu võtab ta. Hiiglaste eest ennast ma ei peida, sest ma tean, lõpuks võidab ta. Sest ma tean, lõpuks võidab ta. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lagingus käid minu ees.
sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks, sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks, sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks, ükskord veel sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sinuga koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, sest sa lahingust see, mis me laulame, seda me oleme näinud ja seda me usume. See, mis me laulame, seda me usume, issand. Ja las meie hing tunnistada seda. Las meie suu tunnistada seda. Ja las meie mõistus tunnistada seda. Valitsuste kõigi võimude väline ja püha kuningas. Enne ilma loomist olid sa üle kõigi troonide, üle kõigi maailma kõigi maiste rikkuste. Sinu au on suurem kui kõik need. Ristile lõi nad Jeesus sind hüljatud ja üksinda sa jäi nagu roos jalge ohvriks tõi minu eest. Üle kõigi nimede, üle kõigi nimede, üle valitsuste kõigi võimude.
ja püha kuningas. Enne ilma loomist olid sa üle kõigi troonide, üle kõigi troonide, üle kõigi maailma imede, üle kõigi maiste rikkuste. Sinu au on suurem kui kõik need. Ristile lõinad Jeesus sind hüljatud ja üksinda sa jäid nagu roos. Jalge alla alati sa Golgata end ohvriks tõid minu eest. Ristile lõinad Jeesus sind hüljatud ja üksinda sa jäid nagu roos. Jalge alla alati sa Golgata end ohvriks tõid minu eest. Ma palun, kallis püha võime, et sa rohkem liiguksid selles paigas nagu palju selgemalt. Palju selgemalt, Jeesus. Ja me tunneks sinu vaimu selles paigas palju selgemalt, palju arusaadavamalt. Las kõik müürid langeda. Las kõik müürid langeda. Tere tulemast, püha vaim, tegema seda, mida sina tahad. Ja mitte ainult pühapäeviti teenistuse ajal, vaid meie elus iga päev. Püha vaim, me vajame sind, me vajame sinu täietmist, me vajame sinu ristimist. Sest ilma sinu vaimuta, Jeesus, oleme me kumisev vasknõu. Me oleme täitmata. Ja kui astja on täitmata, siis tahab saatan seda täita.
Amen. Te võite istuda. Halleluja. Jumal on hea. Amen. Jumal on hea. Jumal on hea. No nii, läheb akapellas hoopiski. Jumal on hea. 1, 2, 3. Jumal on hea kogu aeg. Tema kiituslaul mu südames. Jumal on hea kogu aeg. Ka pimedas öös ta valgust näen. Jumal on hea. Jumal on hea kogu aeg. Jumal on hea kogu aeg. Jumal on hea kogu aeg. Tema kiituslaul mu südames. Jumal on hea kogu aeg. Ka pimedas öös ta valgust näen. Jumal on hea. Jumal on hea kogu aeg. Ükskord veel. Jumal on hea kogu aeg. Tema kiituslaul mu südames. Jumal on hea kogu aeg. Ka pimedas öös ta valgust näen. Jumal on hea. Jumal on hea kogu aeg. Jumal on hea. Jumal on hea. Jumal on hea. Kogu kiituslaul mu südames. Jumal on hea kogu aeg. Ka pimedas öös. Ka pimedas öös ta valgust näen. Jumal on hea. Jumal on hea kogu aeg. Lõpu uuesti. Jumal on hea. Jumal on hea. Jumal on hea kogu aeg. Halleluja. Amen. Viktoriini küsimus. Millal Jumal hea on? Kogu aeg. Kogu aeg. Millal? Kogu aeg. Panete vastuse lukku või? Jah. Olete kindlad? Ei ole. Siis tuleb minna palvesse. Siis tuleb palvesse minna. Jumal on hea kogu aeg. Ja kui keegi ei tea, et Jumal on hea kogu aeg, siis tuleb piibel lahti lüüa. Nii ongi. Siis tuleb piibel lahti lüüa. See, et Jumal saatis seal nii-öelda maa sööma inimesi. See, et Jumal ütles, et kõik, kes talle verega oma ust ei määri, nende esmasündivad surevad. See ei tähenda, et Jumal ei oleks hea. See on see, et ta on õiglane. Ja kui me astume üle tema käsust, kui me astume üle tema seadusest, siis tema on öelnud, mis asjad juhtuvad. See ei võta ära tema headust. See ei võta ära tema headust. Kas kui ma lastele ütlen, et mingile asjale järgneb mingi karistus või nurka minek või midagi, kas ma siis olen kohe halb? Laste meelest küll. Aga see on nii-öelda, et me kasvaksime. Samamoodi on, et me Jumalas kasvaksime, jah? Okei? Amen? Amen. Sellepärast tema headus kestab igavesti. Ja seda ütleb piibel. Tema heldus kestab igavesti. Tema on hea. Jeesuse juurde küsis, tuldi, hea õpetaja. Ja ta ütles, mis sa mind nimetad hea? On vaid üks, kes on hea. See on isa taevas. Amen. Amen. Sellest me peame aru saama, et on vaid üks, kes on hea. On Jumal see, kes on hea. Tema on see, kes on üle meie elude. Jah? Tema on see, kes on andnud sulle elu, kes on andnud minule elu, kes on andnud sinu naabrile elu, kes on andnud sinu vaenlasele elu. Tema on see. Ja tema headus kestab. Aga vaadake, me peame olema ustavad. Me peame olema ustavad. Jah? Kas sa tahad olla ustav Jeesusele? Tahad olla ustav Jeesusele? Oled sa kindel? Ma kuulasin ühte tunnistus, seesama Ben. Äkki ma perekonna nime üks päev õpin ära. Jaana, palun ütle mul uuesti.
Fitzgerald. Ben Fitzgerald, tal on vägev tunnistus. Ma jagan ta tunnistust siis. Miks ma ennem nii elevil olin, sest siis ma natuke uurisin sellest Ben Fitzgeraldi tulekust ja siis mind kutsuti ka kohe sinna hommikusöögile. Ma pole veel Maarega läbi rääkinud, aga nii vägev oleks minna. Tema tunnistus on see, et lühidalt ta isa suri noorest peast. Vist oli niimoodi, et seal mingid nõidused asjad olid. Ta läks Reinhard Bonke teenistustele, tundis kogu perega, et nad peavad minema siin teenima ja siis, kui ta läks maad kuulama, siis teda neeti seal või ma ei tea, kas needus ühesõnaga tuli tagasi niimoodi, et seinad liikusid kõik asjad, mingi korralikud hallutsinatsioonid, värgid, särgid ja lõpuks ta suri. Ja see Ben, siis ta oli 6-aastane või natuke vanem vist, kui ta suri ja siis tema elu läks alla mäge. Ja üks asi, mis mul on hea, meenutan, kus ma tahtsin tal oli palju, et natuke lühemaks tunnistuseta, et ühest konkreetsest asjast rääkida. Tuli meelde. Aitäh, Jeesus. Ja tema üks tunnistus oli see, et kui see juhtus, see, et ta isa suri ja nii edasi, siis ta sattus pornosõltuvusse. Ja see pornosõltuvus, ta ütles, et see tuli nagu nii kuidagi lihtsalt kuskilt teadmata kohast. Tal ei olnud teadmisi ega mitte midagi, aga see lihtsalt lõi ta. Ja juhtus nii, kus ta tahtis, jumal on hea kogu aeg, laulsime siin, jah, amen. Ja ta tahtis ühte kogudusse minna ja teda taheti nii-öelda pastoriks. Ja üks siis Ameerika kogudus üldse, ta on Austraaliast pärit ja teda taheti pastoriks sinna ja tal oli võidmine. Inimesed said juba terveks, kurjad vaimud lahkusid, vägevad asjad sündisid ja talt küsiti, et kuidas sinu seksuaalpuhtusega on. Porno ja enese rahuldamine, kõik need asjad küsiti talt. Ja ta ütles, et jaa, et palju parem on, nagu mega hästi, palju parem kunagi varem. Ja enam-vähem siukse vastus andis. Ja enam ma ei mäleta, ta vist tõi seal välja poole aasta jooksul võib-olla kord juhtub, et kui kaamata võtan porno lahti ja mingid siuksed asjad. Ja talle öeldi selle peale, et saadeti kiri, ta oli tagasi Austraaliasse vist jõudnud või koju või ma ei mäleta uusi Austraaliasse. Siis talle saadeti kiri, et Ben, meil on hea meel, me teame, et sa oled võitud, me näeme, et asjad sünnivad. Aga see pastoriks ei saa, sest sinu elus on patt. See patt tuleb lahti saada. Siis ta sai sinna siis ta läks uuesti tagasi mingisse muusse valdkonda sealt koguduses teenima. Esimene asi, mis temalt küsiti, üks üldse täitsa mingi noortejuht või keegi teine, mitte üldse see koguduse ülevaataja. Läks tema juurde. Kuidas sul on seksuaalpuhtusega seotud? Vist mingi seltskonna ees küsis. Siis ta ütles, et kõik teadsid noortetöös seda. Ja siis seal tekkis tal see meeleparanduse asjad. Miks ma sellest räägin on see, et Jumal on hea ja meeleparandus peab olema. See tähendab, kui ma tahan järgida, ja võt. Tänu Jeesus. Jeesus on parim koostöö tegija. Nüüd Jeesus ütles, miks ma rääkisin seda. Sellepärast, et ta oli seal oma ülikool linnakus ja kus iganes. Ja siis ta ütles, Jeesus! Üks osa tahab minust lahti saada, aga teine osa ei taha sellest pornosõltuvusest lahti saada. See oli see, et ei taha. Ta ütles välja selle oma huultega. Mus on midagi, mis ei taha sellest lahti saada. Patust. See on karm sõna. See on karm. Ja mõelge, et tüübil oli juba võidmine. Ma võiks näidata teile siin mingit videost, kus tüüp käib tänavatel, inimesed saavad terveks ja kõik muud vägevad asjad sünnivad. Aga tüüp ütles, et ma ei taha. Ja ta sai aru, et seda ta öelda enam ei taha. Ja ta süda murdus seal. Täna ma ei tea, mitu aastat on elanud nii-öelda puhtuses vallalisena. Minu teata ei ole isegi abielus mitte ja ta teenib Jumalat kogu hinge ja südamega. See on vägev. See on vägev, kui teeb siuke organisatsioon juhib nagu Awakening Europe, kui keegi on kuulnud, siis tema on selle rajaja ja juhtija Awakening Australia ja kõik lähevad selle
CFAN, Christ for all nations ja alla kõik sealt kuidagi on need omavahel kõik seotud. Need jumala mehed, kes liiguvad selles võitmises, on kuidagi kõik seotud. Reinar Ponket, kõik Tood Vaidid, kõik, kes seal need on. Aga ma lihtsalt tahtsin öelda, taha loobuda ka nendest asjadest, jah? Amen. Taha loobuda nendest asjadest, sest siis Jumalal on midagi veel vägevamat varuks. Meil võib juba võitmine olla, aga kui me tahame loobuda nendest asjadest, siis ta tuleb ja kallab veel rohkem külluseni. Jah? Kas pole äge? On äge, ei ole? No see patt on ikkagi nii armas mulle. Mul on kasvanud sellega üles. See patt on mind toetanud. Mulle meenub see Liisi tunnistus. See on see lohutaja käsi, mis sealt pimedast välja tuleb. Kes mäletab ja kuulis Liisi tunnistust. See lohutaja käsi, mis tuleb, ütleb haara kinni. Mina olen see porno, mina olen see mängud, mina olen see alkohol, mina olen see töö, mina olen see, ma ei tea, keegi teisest soost ja või lapsed või mis iganes, haara minust kinni. Ja ma ütleb, ära haara. See lohutaja ei ole õige lohutaja. See lohutaja viib sind surma, mis on igavene lahusolek minust, mis on põrgu. Ära võta nendest kätest kinni. Võid võtta Jeesuse käest kinni ja Jeesuse käsi ei ole seal, kus on vaenlase käsi, jah? Okay? Jeesuse käsi ei ole seal, kus vaenlase käsi. Ja vaenlane seda teab, ma ütlen teile ka selle ära, ma tegelikult tahtsin tunnistuste juurde minna. Vaenlane teab seda, et Jeesuse käsi ei ole seal, kus vaenlase käsi ja sellepärast, mida vaenlane teeb. Piibel ütleb seda, et kus te näete hävituse koletit seisma seal, kus ta ei peaks. Ja ma ükskord mõtlesin, seda ütleb erinevad kohad ütlevad seda, siis ütleme lühidalt. Prohvetid ilmutuse raamatus on see kirjas, minu arust on Jeremia raamatus see, ma arvan, et on ka Jesaja, ma võin eksida. Ühesõnaga, seal kõik viitab selle, kui sa näed hävituse koletist seal, Jeesus ütles seda ka vist minu arust. Need evangeeliumid, teate, ühesõnaga, vaatad, kui te piiblit loete, siis te teate ju täpselt, millest ma räägin. Kui te näete hävituse koletit seismas seal, kus ei peaks, ja ma hakkasin mõtlema, kus see hävituse koletis on, kus ta ei peaks seisma. Ja teate, ma ei taha sellest mingit õpetust teha, ma ei ole kuulanud, mis teised ütlevad. Aga ma hakkasin mõtlema, et oota, et hävituse koletis, no ühesõnaga saatan, ütleme lühidalt, kus saatan, kus ta ei peaks seisma? Saatan ei peaks seisma koguduse keskel. Oled sa nõus? Jah. Saatan ei peaks seisma koguduse keskel. Saatan ei peaks seisma seal, kus me kummardame teda. See on üks koht ja siis te saate aru, et okei, mingid asjad on jamasti. Mingid asjad on väga jamasti. Aga meie teame, et Jeesus Kristus on täna selle koguduse keskel. Ja? Amen. Amen. Kas püha vaimu tundsid ennem? Ei tundnud, sa ei tea, milline püha vaim on. Ma pean kirjeldama hakkama. See oligi püha vaim, mis sa tundsid enne. Ja see ongi see püha vaim, mis sa ennem tundsid. Ja tema on meie koguduse keskel ja see tähendab seda, et kui ta on siin, siis see tähendab, ta pidi kuidagi siia saama, ta pidi sinuga siia saama. Ja? Jumala vaim sai sinuga siia. Kui ma ütlen, et ta sai sinuga siia, mis see tähendab? See tähendab, et ta elab sinu sees, jah? Kui sina oled öelnud, jah, Jeesus, tule minu ellu. Kallis püha vaim, täida mind, siis ta elab sinu astjas. Siis ta elab sinu astjas, sinu ihus. Läbi püha vaimu Jeesus on alati meiega. Kuulge, üks asi veel, Jeesus ei narri. Kui me loeme piiblit, siis Jeesus ei õrrita. Olgu see meil selge. Kui eelmine pühapäev ma lugesin Mattiuse 28:20 ütlesin, Jeesus ütleb, et tema on iga päev meie juures ajast lõpuni, siis mitte kõik. Võib-olla ma lugesin valesti ka, aga mitte kõik näoilmed ei võtnud seda vastu. Ühesõnaga, mingid näoilmed ütlesid, et ei, jah. Mina olen iga päev teie juures ajast lõpuni. Mitte kõik näoilmed ei võtnud see vastu väljas, et ma ei usu seda. Aga teate, Jeesus ei ole närja. Iga päev on iga päev. Kõik on kõik. Ja nii edasi. Okay? See, mis piiblis on kirjas, see on kirjas. Ja see kehtib. Ja? Okay. Tegelikult me lähme tunnistuste juurde ka. Mul on üks äge tunnistus ka, aga ennem, kas keegi soovib tunnistada?
Erkis võib mind tagantjärgi parandada, aga minu arust oli selle sama mehe, kellest Erkis rääkis, tal oli pornosõltuvus. Kas tema tegi vist selle vabastusteenistuse ükskord? Oli või? Igal juhul tema tegi vabastusteenistuse siis esmakordselt ja siis midagi ei toimunud seal ja pärast teenistust hakkasid asjad toimuma. Ja siis üks naine, kes seal oli, kellel siis kuri vaim hakkas nii-öelda manifesteeruma, siis see naisterahvas pärast ütles, et kuule, et ma nägin sellel hetkel sind nii-öelda vaimuliku sõjarüüga. Ma nägin, kuidas sul oli see kiiver peas ja nagu ma nägin vaimus sind. Aga ma nägin, et sinu sees, sinu külje sees oli mingi must auk selles rüüs. Ja see oli see pornosõltuvus. Et kui meie elus on patt, siis Jumal ei saa meid hoida, sest meie elus on patt, mis laseb nagu, teeb nii-öelda ukse lahti saatanale, et sellepärast ka see on nagu nii praktiline ja vajalik, et kõrvaldage tõesti patt oma elust, kui te teate, et see seal on. Aga enne ülistuse ajal mina kogesin küll pühavaimu ja pühavaim pani mulle südamele sellise asja, et see veel ei ole tunnistus, et siis tead, et neile, kes praegu või tagantjärgi siis vaatavad otseülekannet ja on jäänud kogudusest eemale, siis Jumal väga võtab teid tagasi. Ja see ei ole midagi, mis minu mõistusest tuli, vaid selgelt pühavaim pani selle mulle südamele ja pange kõrvale häbi, sest sellega kaasneb häbi, mida saatan tahab tuua. Aga nii nagu kadunud poega võttis ta isa vastu, siis täpselt samamoodi Jumal võtab teid vastu, kui te olete eemale jäänud ja ta on katnud teile laua, sest teie vaim on jäänud nälga ja see nälgib, aga Jumalal on ja selleks te peate lihtsalt panema maha oma häbi ja tulema, et see samm on teiepoolne. Aga see oli üks sõna Jumalalt. Ja siis ma lähen oma tunnistuse juurde, et mul oli selline kevadel, ma nägin ühte unenägu ja see oli selline lihtne unenägu, ma seisin ja oli suvi ja selline külm ja karge tuul puhus mulle näkku ja ma ootasin, et see läheks soojaks ja see ei läinud. Ja siis ma ärkasin üles, ja see oli hästi selge ja konkreetne unenägu. Ja siis iga päev, kui mul see külm ja karge tuul näkku puhub, siis mul tuleb meelde. Ütlen, et okei, Jumal, et huvitav, miks sa andsid mulle siukse unenäo, et nagu mul oli vaja teada ette, et tuleb külm suvi. Aga siis ma nägin paar päeva tagasi ühte unenägu ja siis sellest järgneval ma nägin ühte unenägu. Ja siis oli jälle üks külm ja ma ei hinnanud neid unenägusid nii väga. Ma sain aru, et need nagu võiks tähendada midagi, aga ma ei mõelnud nii konkreetselt, mida võiks tähendada. Ja siis oli jälle üks külm suvepäev ja see tuul puhus mulle näkku nii nagu seal unenäos ja siis kuidagi selle läbi Jumal meenutas, et pane tähele neid unenägusid, mida ma sulle näitan. Ja siis ma hakkasin rääkima Herkisele neid unenägusid, mida ma olin siis nüüd lähipäevadel nägin. Ja siis, kui ma rääkisin, siis tulid nendele tähendused. Ja siis mõtlesin, vau, mida asja? Et ma nagu kuidagi viskasin nendele parda, aga Jumal andis need väga konkreetselt mulle. Ja üks unenägu, ma ei hakka nagu süvitsi minema nendesse, aga me lõime või tegime ühe ettevõtte Herkisega ja siis hästi praktiline asi oli seal, mis me tegime teistmoodi ja Jumal, ta näitas ühte unenägu, kus ma mõtlesin, et miks siuke unenägu nii imelik nagu ja mina olin mingi põhitegelane seal ja Herkis ka ja ma tegin üldse midagi, mida ma ei pidanud tegema. Ja siis, kui ma rääkisin sellest unenäost Herkisele, siis ma sain täpselt aru, mille kohta see oli näidatud, et me peame tegema ühe nagu mingi väga praktilise sammu ja me tegime selle praktilise sammu ära. Aga see oli nagu nii kõnekas. Ütlesin, kui praktiline on Jumal. Ta annab nagu nii täpselt mingid juhised, et lihtsalt ma olen nii tänulik Jumalale ja see teine unenägu ka. Ma ütleks, need olid manitsevad unenäod. See oli huvitav. Et mõtlesin Erkisele ka, tead, nii palju lihtsam on teiste kohta manitsevaid unenägusid saada.
aga enda kohta on nagu siuke okei. Aga see oli lihtsalt nii lahe, et ja tänu Jumalale. No nii, kes järgmine on? Kui sa soovid, Liis tuleb ka. Saad veel mõelda? Kui sa soovid, absoluutselt. Lühidalt. Mul on vist juba tegelikult ammusest ajast jälle mingi tunnistus jäänud. Aga see kuidagi viimasel ajal on kinnitust saanud. Et ma ei tea, mul vist on mingisugune nagu vaimne tundlikkus ka nagu vaimu maailma osas. Ja siis ma ükskord palvetasin kodus Põlvilile, olin Põlvili ja ma olin üksinda kodus, et lapsi ega meest ega kedagi ei olnud. Ja palvetasin rahulikult ja siis oli selline moment, nagu keegi oleks astunud must mööda. Siuke nagu vari läks mööda. Ma olin nagu silmad kinni ja siis ma tegin silmad lahti, mõtlesin, mis asi see oli. Ja hästi nagu kõhe hakkas. Ja siis mõtlesin, et huvitav, et nagu mis värk on. Ja ma tõusin püsti selle peale, läksin nagu sealt Põlvili ära, läksin diivani peale, sest et see oli piisavalt nagu hirmus mu jaoks. Ja siis ma istusin seal ja siis mõtlesin, et appi, et mis asi see on nagu. Ja siis Jumal ütles, et mine tagasi sinna Põlvili. Ja siis ma ütlesin, et ma ei taha minna sinna tagasi, et päris hirmus on ju. Ja siis läksin ikkagi lõpuks sinna Põlvili tagasi. Ja Jumal andis mulle selle psalm 23, et kui sa kõnniksid ka pimedas orus, ei karda sa kurja, sest mina olen sinuga. Ja siis ütlesin, et okei, ma palvetan edasi, aga hirmus oli ikka edasi, sest et see mingi vaimne värk oli seal. Ja siis palvetasin edasi, ütlesin, et Jumal, kus sa siis oled, et mul on hirmus ju ikka, et ma palvetan siin edasi. Ma olin niimoodi nagu näoga ka niimoodi kuidagi vastu maad või niimoodi Põlvili. Ja siis Jumal ütles, et aga tõsta oma keha ülesse. Ja siis ma olin Põlvili edasi, aga tõstin keha ülesse. Ja mul oli aken tegelikult ees niimoodi, et mul hakkas päike nagu ülieredalt paistma. Ja siis ma sain aru, et see on täpselt nagu see piltlik näide sellest, et kui sa oled seal pimedas orus kuskil vastu maad ja kõik tundub hirmus ja sul ongi hirmus. Et sa oledki kuidagi inimlikult seal, aga kui sa hoiad oma pilgu Jumalal, siis toimugu ümber mis tahes. Et see oli hästi nagu kõnekas ja nüüd hiljuti lihtsalt mul on üks ülistuslaul olnud viimasel ajal, mida ma väga kuulan, mis räägibki psalm 23-st ja seal on laulu alguses veel öeldud, et kirjuta Jumala sõna enda südamesse, et sa saaksid selle sealt võtta siis, kui sul seda vaja on. Ja psalm 23 kohta ta siis ütleb seal laulus, et ärevus vihkab psalm 23. Ja siis mul oli hiljuti, nüüd oli siuke ärevam moment või selline nagu enda emotsioonid kippusid nagu üle võtma, siis mul tuli meelde jälle see psalm 23 ja mul tuli ka meelde, et mu ema oli meil lapsepõlves, meil ei olnud nagu jõulude ajal mingit seda luuletuste lugemist, vaid me pidime piiblisalme vähe õppima. Ja siis me õppisime psalm 23 pähe ja ma ei teadnud, et mul see peas on, aga sellel hetkel, kui mul oli üliraske, siis ma sain aru, et mul on psalm 23 tegelikult peas lapsepõlvest saati ja ma sain seda endale nagu lugeda. Nii et see oli selles suhtes kinnitav. Vot. Amen. See on hea ja õpetlik. No nii, kas keegi tahab tulla tunnistama? See peab olema üles ehitav. Ma räägiks veel puhtusest, tere kogudus. Mina olen Jaanus ja tulen Nõmme baptisti kogudusest. Tervitused teile. Et aastaid tagasi, kui ma läksin Tallinnasse ja läksin Nõmme baptisti kogudusse liikmeks umbes 3-4 aastat tagasi, siis ma hakkasin osalema koguduse erinevates tööharudes eestpalve ja põhiliselt eestpalve ja näha oli, et vaimuanid töötasid ja asjad toimisid ja Jumal liikus. Inimesed said puudutatud ja said terveks ja oli nagu asjad hästi. Aga ma tajusin enda sees tunnetust, et Jumal tahab, et ma paneksin kõik need asjad maha. Lõpetaksin olemast eestpalves, et ta tahab midagi sügavamat teha minu elus, puhastada ja tuua midagi paremat esile. Ja siis ma lõpetasin nendes asjades osalemise, ütlesin kõikidele eespalvejuhtidele,
ma ei osale enam ja mul on selline tunnetus. Nad siis arvestasid sellega ja ikka püüdsid mind kutsuda, aga ma ütlesin ei. Ja siis umbes aasta aega möödus niimoodi, et elust hakkas tulema esile erinevad haavamised ja andestamatus ja muud asjad, millest pidin puhtaks saama. Ja olid ka mõned sellised väga tugevad vestlused autoriteetidega ja pidin saama nagu nii-öelda õpetust ja sükest, ütleme siis isalikku karmi kätt ka vahepeal, et on armastus ja on karistus, on need piirid ja on õnnistus. Et ma saan olla õnnistatud ja saan elada Jumala elu siis, kui ma käin koos temaga. Ja läks aega mööda ja siis tulid uued tunnetused, järgmised südamesse. Nimelt ma elasin päris väikses korteris ja tuli selline tunnetus, et Jumal tahab, et ma võtaksin üürile suurema korteri ja hakkaksin kodugruppi enda kodus tegema. Ja siis tuli veel ka järgmine tunnetus. Ma sõitsin tol ajal, töötasin koolis juba tol ajal, olen nüüd töötanud koolis ligi 3 aastat. Sõitsin jalgrattaga kooli ja enda töökoha ja koduvahet. Tuli selline tunnetus, et sa võtad korraliku autoliisingusse, et see samal ajal mina ei tahtnud isegi korralikult jalratast osta, et 500 eurot kulutada mingi jalratta peale. Et mul on see vana ratas, see käib küll. Aga kogesin, kuidas Jumal ütleb, et ei, et sa võtad korraliku autoliisingusse. Ja siis ma tajusin, et see on selline oluline ususamm ja käimine koos Jumalaga ja tema usaldamine. Ja siis, kui lõpetajate streik 1,5 aastat tagasi, siis jaanuarikuus läksin vaatama suuremat korterit, samas minu korteri kohal teisel korrusel. Sain teada, et minu korteri omaniku vend, tema korterist kolivad üürilised välja ja tahab uut üürilist leida ja siis kolisin ümber. Ja siis läksin 2 autot ka vaatama. Esimene auto oli selline, et ei tekkinud seda tunnet, et see on nüüd õige auto. Teine auto läksin vaatama, istusin sisse. Kohe esimeses sekundis sain aru, et see on minu auto. Siiamaani sõidan 1,5 aastat juba. Iga kord, kui sõidan, tunnen sükene nagu uue auto tunne ja sükene ütleks niimoodi, et see on parim auto, millega sõita tõsiselt. Eile tulime õega koos Hiiumaale ja üleeile, vabandust. Ja siis õde ütles ka, et kuule, see on päris hea auto, et ma ei ole talle seda lugu veel rääkinud, aga võib-olla räägin ka. Aga mis ma öelda tahan, et kodugrupis ka Jumal on teinud sellist ühtsust loonud ja teinud inimese üles ehitanud ja terveks teinud ja õpetanud mulle ka seda, et on inimeste vastu aeg olla armuline ja on aeg noomida ja piire panna. Aga on aeg olla selline väljendada, kuidas ma ütlen, armastada inimest ja on aeg ütelda, et sa läksid punasest joonest üle ja nii ei tohi teha. Et Jumal on mu elu juhtinud puhastama ja on õnnistanud mind ja õnnistanud ka teisi inimesi. Ja inimesed tulevad minu koju iga teisipäeva õhtul, ilma et minul oleks neile väga tugevad sõna, nad lihtsalt tulevad ja Jumal hakkab liikuma ja on kordi, kus püha vaim liigub väga tugevalt, nii et terve kodugrupi aja on mul selline tugev ootus südames. Ja siis, kui me omavahel räägime, ei liigu justkui väga palju midagi, aga ühel hetkel, kui me palvesse läheme, siis hakkab püha vaim niimoodi liikuma, et hakkavad asjad juhtuma. Et jah, see oli minu tunnistus. Aitäh sulle julgustamast, Jaanus. Vägev. No nii. Viimast tunnistused, Kraps. Ega mul tunnistus, ma ei tea, aga mul on vähemalt üks tänupalve ja võib-olla siis soovitus käed kokku äkki. Erkis tõmbas seda pornosaagi siin kõvasti, et siis mul tuli meelde, et nii tuttav lugu. Et Timo oli meil siin
siis pastoriks, et ma ühel hetkel ma rääkisin Timoga, ütlesin, et kuule, mul on üks mingi värk, et tuleme eile tajame juttu ja siis Timo tuli. Me palvetasime, sama teema. Ma ei tea, mis selle aega läks, võib-olla ma nüüd päev ei lugenud, aga igatahes pärast seda ja siiamaani mul pole kunagi olnud tahtmist vaadata sealt. Ma iga hetkel vaadata, mul on nutikad olemas, palun vahi, kui tahad, aga ei, ma ei ole kordagi vaatanud, et ma julgustan, kui kellelgi on mingisugust värk, et no ei pea sinna koguduse ette tulema, kutsuge pastor mulle kodu või juhatusest keegi ja see aitab igal juhul. Nii et aitäh. Amen. See on hea tunnistus. Amen. Igaks üks vabandan ka neid, kes vaatavad meid YouTube'is. Ma ei tea, kuidas te olete saanud vaadata, kas on üldse võimalik olnud vaadata edasi, sest YouTube kohe need sõnad paneb ploki peale. Et pärast meil on olnud varasemalt ka, kuidas ma pean kinnitama neid andmeid seal kuidagi seletama YouTube'ile. Aga ma räägin oma tunnistuse ka, siis tegelikult ma räägin seda nagu see oleks päriselt juhtunud. See oli unenäos ainult, aga see oli lihtsalt nii äge. Et ma räägin sellepärast, ma tean, et need asjad sünnivadki. Need sünnivad Jeesuse nii-öelda sulaste läbi ja ma usun, et need asjad sünnivad ka läbi minu. Ja et need asjad võivad sündida ka läbi minu. Ma olin ühes Keldri kilakola poes ja seal oli üks noor meesterahvas, kellel ei olnud näppe. Parema käe näppe ei olnud tal. Midagi oli nagu kuivanud kokku ja siis väga lihtsalt seal, kuule, aga Jeesuse nimel kasvagu tagasi ja siis need hakkasid kasvama seal. Väga kiiresti selgelt. Mõni vaatus seal, see ise vaatab seal. Mulle tundus juba kõik normaalne, et see ongi see, mis Jeesus teeb. Mida sa imestad enam? See on ju Jeesus. Ja siis tal kasvas see keskmine näpp kasvas täitsa teistpidi, küüs oli peale. Ma olin siis oi, niimoodi ei saa. Jeesuse nimel pööra ümber ikka õiget pidi ja see kohe pööras ennast ilusti õigesti ka. Aga seal oli muid detaile ka päris palju. Et ma usun, et see oli samamoodi, vaadake, unenäol vahe sees. See oli väga realistlik unenägu. Nii et ma ütleks 2 võimalust, 3. Et üks võimalus on see, et täpselt see sama asi sünnib. Teine on see, et mingid sarnased asjad sünnivad. Neid sarnaseid asju sünnib nagunii juba. Ja 3. asi on see, nagu üks pastor ütles, et kui ma hommikul üles ärkasin, siis mu jalad nagu räigelt valutasid. Nagu räigelt nagu väsinud olid jalad. Ja siis mulle meenus, ma kõndisin ju terve öö sealt džunglis sinna külla, et jagada evangeeliumi. Kas pole äge? Ja siis ütleb, mina usun, et Jumala vaim võib siukseid asju teha. Ja seal inimesed ütlesid, kuulsid evangeeliumi. Et ma ei tea, kas kuskil Keldripoes kellegi näpud kasvasid tagasi. Seda ma ei tea. Eesti keeles või igatahes rääkisime minu arust. Aga halleluja, Jumal on hea. Amen. Ja millal ta on hea? Kogu aeg. Kas ta siis on hea, siis kui sinu lähedastega juhtub autoõnnetus ja kõik surevad ära? On. Ei tea, kas ikka on Jumal hea siis. On ikka. Amen. Kas siis on Jumal hea, kui sinu maja põleb täna maha, siis kui sa see hetk oled siin? Ja sul Mona elu põlema ei taha ikka Jeesuse nime ja uus saab sünnima, mis on Jumala tahtes. Amen. Jumal on hea. Mul on lühike sõnum ka südamel jagada teile ja see on need kohad, kus ma pean ütlema, et me peame parandama meelt. Ma tunnen ka, et ka täna siin ei teinud kõige paremini. Küll tuli üles need noomimised ja asjad, aga need peavad olema nagu hästi tehtud ka. Et ma siin eile noomisin ehtasid noori juhte ja ma selles mõttes asjakohane oli noomitus, aga võib-olla ma ei tea, kui õigesti lähenetud. Et need peavad olema ka alandlikkuses tehtud ja kuulekuses. Aga ma loen teile 1. Timoteuse 2. peatüki. 1. Timoteuse 2. Kohe algusest. 1. Timoteuse 2. Ja see räägib tegelikult kuulekusest ja siit sellest on räägitud, aga meenutan seda ja see on oluline meenutada. Ja võib-olla ka sellepärast, et hiljaaegu ma kuulsin jama selle vastu. Aga hakkame 1. salmist kohe.
ma kutsun siis üles anuma palvetama. Päris hea. Ma kutsun siis üles anuma palvetama. Kui sa oled lugenud piiblit, siis sa tead, et anumisest on nagu juttu olnud. Et kuidas see käib, aga anuge, palvetage, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest. Kelle eest sa pead tegema eestpalveid? Kõigi inimeste eest. Kas sinu pereliikmed on kõik inimesed? Kas koguduse inimesed on kõik inimesed? Kõik inimesed. Ja kas käsime teistpidi ka paremini, otsemini. Kas oma pereliikmete eest peab palvetama? Kas oma koguduste inimeste eest peab palvetama? Kas oma naabrite eest peab palvetama? Kas oma töökaaslaste eest peab palvetama? Kas selle inimese eest, kes sulle väga haiget tegi, kas tema eest peab palvetama? Eriti, preachid kogudus. Nüüd peaks tegema, oleks seal juba suurem kogudus, tuleks kisa, trummid mängiks. Eriti. Eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest. Kõik on kõik, amen. Teate, Piibel räägib ka kõik on kõik tegelikult. Kui apostlid on pannud kirja kõik, siis see tähendab kõik. Seda me peame väga hoolikalt tegelikult vaatama. Kui nad on pannud kirja kõik, siis on kõik. Näiteks Piiblis on kirjutatud, et paljud on kutsutud, vähesed valitud. Ja me peame vaatama, seda sõna on valitud, Jumala vaim on juhtinud seda sõna kirja panema. See oli lihtsalt teile siin väike võtte ees. Seal ei ole kõik on kutsutud ja kõik on valitud. Ja et lihtsalt see kõik on kõik ja siin tähendab kõiki. Ja see on põnev, siit me läheme edasi. Kohe te näete, mis on Jumala süda, aga mis on reaalsus. See on see, et kui ma tõin praegu selle välja, siis üks asi on reaalne, on see, Jumala seadus on see, Jumal on niimoodi näinud, et paljud on kutsutud, vähesed valitud, aga kõigist ta räägib, kõigi järgi on tema süda. Me näeme siit kohe edasi minnes. Ma hakkan uuesti, me kaugele jõudnud, trummid juba mängisid, rahvas õiskas, tänu Jeesusele. Ma kutsun siis üles anuma palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges Jumala kartuses ja väärikuses. Teate, ma tegelikult siin enne teenistust tahtsin vaadata selle paralleelkoha, aga ma ei jõudnud vaadata. Piibel räägib veel sellest, te peate lihtsalt usaldama, et me alluks ülemustele, et me oleksime kuulekad ülemustele. Ja siin on üks asi veel. Teate, eriti, kes juhivad kogudusi. See on see sõnum, mis ma tegelikult tahtsin rääkida ja siis me oleme edasi ka siit. Aga eriti koguduse juhtide kohta ärme ütle midagi. Kodugrupi juhtide kohta ärme ütle midagi. Isegi kui valesti teevad, ärme ütle midagi. Sest see on ohtlik maa, sest kui sa ütled Jumala võitud inimese kohta midagi, siis see võib jama olla. Näiteks ütleme, see sama Ben on siin oma vanas elus. Kui Jumala võidmine on ta peal ja isegi kui tal on see sõltuvus, siis me ei ütle midagi selle kohta ja temaga räägivad tema juhid, aga me ei tee maha seda, mida tema teeb. Ja see las olla meie koguduse kõrvus. Ärme tee maha kogudusi, ärme tee juhte maha. Teate, mul on ka kogudusi, mida ma arvan, et kõik asjad ei ole korras. Aga ma ei käi ütlemas, et see kogudus läheb põrgusse. See ei ole minu öelda. Või see pastor ei ole õige pastor, see ei ole minu öelda. Hiljaaegu ma pidin ütlema, jah, ma ei jälgi, aga ma olen palunud andeks, sellepärast ma olen kehvasti rääkinud selle mingi terve usuline liikumine, selle usulise liikumise kohta halvasti. Aga ma ei tohi seda öelda, kes teenib Jeesust Kristust. Jeesuse nimel nad ajavad välja seal kurja vaimi, Jeesuse nimel nad teevad haiget terveks ja nii edasi. Ja seal on lihtsalt olnud liikumine, kes ei toeta koguduste tööd. Ja siis ma olen pidanud meelt parandama, et sellepärast, et nad teevad Jeesuse nimel neid asju. Kas nad teevad hästi või halvasti? Ma arvan, et seal ei ole kõik hästi, aga saage aru, ma ei tee maha. Ma ei tööta selle vastu, ma ei ütle, et kuulge, jama värk on ja nii edasi.
tähendab, ma selgitan küll, mina ise ei vaata ja kui keegi küsiks konkreetselt mingite asjade kohta, siis ma ütlen ka, et ma soovitaksin eemale hoida. Lõpuvastutus on sinul. Aga mõte on selles, et olge hea, kallis kogudus, ärme tee ühtegi pastorit maha. Eestimaa peal, olgu ta luternane, olgu ta õigeuslik või kes iganes. Meile meeldib juba oma pastorid vaadata, Hiiumaa pastorid, Baptistiliidu pastorid ja nii edasi ja rääkida, kes on õige, kes on vale. Teate, unustage see ära. See on üks sõnum, mis tuli südamesse. Unustage see ära. Kui Jumal on ta valinud, siis tema on valinud ja millegi pärast sina täna ei ole pastor. Sellepärast ma mäletan üks noormees. Ma olen rääkinud teda palju kordi, aastaid olen juba seda rääkinud, aga see ei unune mul. Vot kui mina saaks mikrofoni, oi kus mina jutlustaks, oi kui mina saaks jutlustada, oi kus mina jutlustaks. Ei kuulnud. Oi kus ma jutlustaks, mind peate ikka kuulama. Ja point on see, et ta ei saa aru, et kuule, millegi pärast see jutlusta jätkuvalt. Ja see ei olegi jutlustanud. Sellepärast, et sa disrespektid oma pastorit, oma noorte pastorit või kes iganes. Et see on see, et hoiame, nagu palvetame nende eest, amen, palvetame nende eest ja ma ütlen, oleme ettevaatlikud, mida me ütleme. Et teate, ma enda pärast ei muretsi, teate, point on lihtsalt see, et mida me ütleme Jumala vaimu kohta nagu. Sest kui Jumala vaim on tegeb, mida me ütleme, sest Piibel ütleb, et Jumala vaim tõstab üles. Olgu see kas või naispastorid, et me ei ütle, me ei saa öelda midagi. Ja kui kogudusel läheb halvasti selles mõttes, ma ei pea ütlema, et ma ei pea ütlema, oi, seal kogudus on kõik hästi. Ei, kui kogudus läheb halvasti, ongi kehvasti. Kui pastor tegi pattu, ma võin rääkidagi, pastor tegi pattu seal. Aga ma ei tee pastorit maha. Saate aru? See on üks asi. Ma ei tea, kellele see oli väga selgelt, see oli väga see sõna, mis ma sain, aga loeme kirjakohaga lõpuni. 3. salm. See on hea ja meeldiv Jumalale meie päästja silmis, kui me palvetame kõigi eest, sest tema tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. Vaatake, nüüd hakkab mängima see jälle, et kas ta tahab, et kõik tuleks pääste tundmisele? Tahab. Kõik, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleks tõe tundmisele. Kõik inimesed. Ometi me näeme ja ta teab ka, et kõik ei tule. Ja see on nagu see, et tema soov on jõuda kõigini, vaata, aga seal jääb vaba tahe ka. Ja see on üks asi, mida Jeesus tahab. Ta tahab, et kõik tegelikult usuks temasse. Tahab kõigini jõuda. Ja ta tõenäoliselt jõuab, ma ütlen teile ära. Ta jõuab kõigini. Lihtsalt küsimus on, kes võtab vastu ja kes ei võta. Sest üks on Jumal, üks on vahemees Jumala ja inimeste vahel. See on Jeesus, inimene, Kristus, Jeesus, kes on iseenese loovutanud lunahinnaks kõikide eest tunnistusena selleks määratud ajal. Ja vaata, see on nüüd see mõte on see, et Jeesus ongi surnud kõigi inimeste eest, ja? Saate aru? Jeesus läks kõigi inimeste eest tegelikult surma ja seda see ütleb ka. Ja meil on eesõigus ja privileeg palvetada ja palvetada ja palvetada ja palvetada nende eest, kes meid armastavad. Pühakiri ütleb, et nende eest ei ole isegi nii-öelda kurjategijatel raske palvetada, kes neile head teevad, aga palvetage nende eest, kes teile halba teevad. Palvetage nende eest, kes teile ei meeldi. Palvetage nende eest, kes teile on haiget teinud. Palvetage nende eest, kes teid nöörivad. Ja nii edasi, nii edasi. Kas me palvetame nende eest? Palvetame. Hakkame palvetama, on ju? Hakkame palvetama. Et see on üks hea asi. Okei? Nii. Nüüd paneme terve nimekirja, nimed panete ja siis võtame need 345 inimest ette, kõik, kes te kirjutasite kokku ja siis paletame, aga isiklikult niimoodi pikalt. Halleluuja. Me läheme eestpalvesse küll. Paletame selle eest. Paletame salajaste palvete eest. Paletame kümnise eest.
palvetame. Moonika saatis eestpalve soovi oma laste isa ja enda pärast. Et ta pidi täna juhatama, ta oli lihtsalt natukene magamata öö jäi. Et palvetame nende eest. Tervise eest palvetame, jah. Kas palvetame tervise eest? Kellel on vaja tervise eest palvetame tervise eest? Martini tervise eest palvetame. Kelle tervise eest palvetame? Mille eest me veel palvetame? Simo. Ülemuste juhti eest, nende eest kindlasti palvetame. Ja tagakiusajate eest ja nii edasi. Siis lähme palvesse. Kui tuleb midagi palve ajal, siis sõika välja märksõna. Okei? See ei pea pikka teksti pole vaja. Palvetame. Halleluuja. Jeesus, me näeme seda, et sina kutsusid meid palvetama. Ja me tahame palvetada. Ja me näeme seda, et Jeesus, sina palvetad isa ees, meie eest. See on väga põnev. See on väga põnev. Jeesus, mis sa palvetad? Sa palvetad meie eest, kes me siin oleme. Aitäh. Ja me palume ka sinu kätte need kõik, kes me siin oleme. Palveta isa poole meie eest. Isa, võtta kuulda meie palvet ka. Isa, veel enam võtta kuulda seda, neid, kes on meie juhid ja ülemused. Issand, õnnista neid. Õnnista neid, issand. Kui nad tahavad meid lahti lasta, las nad lasavad lahti, sest me teenime sind. Issand, kui nad tahavad meid edutada, las nad edutada meid, sest me teenime sind. Issand, õnnista neid, kes on meile haiget teinud, kelle ora meil siiani on kuskil rinna sees kriipimas. Issand, me õnnistame ja me palume vabadust ka sellele, nendele haiget saamistele ja ühte andeks andmist Jeesuse Kristuse nimel. Issand, me õnnistame. Me õnnistame seda, Toomas ütles see nimi uuesti. Martinit, Jeesuse Kristuse nimel me õnnistame Martinit ja tema tervist. Jeesuse Kristuse nimel me kuulutame tervist talle. Issand, me kuulutame Karlale tervist Jeesuse Kristuse nimel. Issand, me kuulutame Helisele tervist praegu Jeesuse Kristuse nimel. Kes see veel? Tervist. Simon, Jeesuse Kristuse nimel me kuulutame tervist talle praegu. Halleluuja. Issand, tänu sulle, et sina võtad meie palvet kuulda. Siis kui me oleme koos ja me hüüame oma häälega sinu poole, siis sa võtad kuulda. Ega sellepärast niisama inimesed ei paastunud ega pannud kotiriideid. Sina võtsid kuulda neid inimesi ja sina võtad ka kuulda meie palvet, me teame seda. Issand, me palume sinu kätte need salajased palvet, mis iganes siia on sisse pandud. Jeesuse Kristuse nimel, las issanda tahe sündida üle nende salajaste palvete siin. Jeesuse nimel. Halleluuja. Issand, me täname sind kümnise eest. Õnnista igat andjat, kes annab kogudusele. Issand, kas annab enda kogudusele, kas annab siia kogudusele, aga me õnnistame seda kümnist, issand. Jeesuse Kristuse nimel. Ja me täname sind, et sina õnnistad meie finantsasju, koguduse finantsju ja isiklikke asju. Nüüd eraldi Jeesus, ma õnnistan seda, kes on andmas, toetamas nii-öelda sinu kuningriigi heaks mingil muul viisil. Jeesuse Kristuse nimel. Issand, õnnista seda ekstrat, mis pannakse. Jeesuse nimel, et see hakkaks kasvama. Issand, ma tänan sind, et sinu õnnistus on igaühe peal, kes on ära kadunud meie keskelt, issand. Kes on, keda sina oled kutsunud. Issand, ma tänan sind, et sina tood need ülesse, et sina sütid neid. Issand, luba meil minna nendeni, luba nendeni jõuda. Anna meile sõnu, mida rääkida. Issand, ja see ei pea olema see, et oi, pole hullu, et läksid ja tule proovi uuesti. Ei, mitte et proovi uuesti, vaid käi issandas Jeesuses Kristuses, et see sõna läheks ja läbistaks, issand, et see jääks. Issand, ma õnnistan neid ka, keda siin selles paigas pole. Issand, õnnista igat ühte, kes on vaatamas meid videovahendusel täna. Tänu sulle, et sinu juhtimine on üle ka nende. Issand, ma õnnistan ka meie koguduse liikmetel lapsi. Tänu sulle, et sina hoiad lapsi. Tänu sulle, et sa õnnistad lasteaedasid ja koole. Issand, õnnista ja hoia. Joki pära šandara bassa tutu. Ja me õnnistame Toivot, kellel oli üleeile sünnipäev. Jeesus, me täname sind, et sina annad Toivole ühte uut rammu edasi liikuda. Issand, ma tänan sind Jeesuse nimel, et mingid tööunenägusid enam pole.
Jeesuse Kristuse nimel, et üks vabadus on unel Jeesuse Kristuse nimel, et Toivo saab magada ka. Issand, ma tänan sind, et sina õnnistad seda, mida ta teeb. Issand, me täname sind tema ustavuse eest ja me teame, et sina kosutad teda Jeesuse nimel. Issand, me õnnistame ka Andread, kui temal oli ka sünnipäev, issand, siis õnnista Andread, see Julia tütar. Issand, hoia teda. Issand, hoia teda ja varusta teda Jeesuse nimel. Me kuulutame sinu tahet ka üle nende pere. Issand, õnnista neid ja hoia neid. Issand, ma tänan sind, et Andrea võib lüüa selja sirgu igal pool, kus ta liigub, ka koolis. Öelda, et mina olen Jeesuse Kristuse järgija. Mina olen issanda tütar. Issand, õnnista ka Helist tänu tema uue eluaasta eest ka eelmine nädal ei paletamata. Issand, siis õnnista teda ja hoia teda. Issand, me täname sind, et sinu õnnistus lihtsalt voolab ja voolab ja voolab üle Helise elu. Jeesuse Kristuse nimel me kuulutame ühte uut voolamist uude eluaastasse. Issand, tänu, et sa hoia meie sünnipäeva lapsi Helist, Andread ja Toivot. Issand, õnnista ja hoia neid väga. Halleluja. Joko reberes tyfyma. Stera shanda. Erane. Halleluja. Issand, ma tänan sind, et sinu käes on meie vallavalitsus ja sealsed juhid. Issand, tänu sulle. Kui veel sellel sügisel vist tuleb uus volikogu ja nii edasi, siis me anname ka selle sinu kätte ja me kuulutame Jeesuse juhtimist sinna. Mitte inimeste juhtimist, vaid Jeesuse Kristuse juhtimist ja Jumala kartlikkust neile. Issand, las sinu kartus tulla seal, selle vallavalitsuse peale, issand, Hiiumaa juhtide peale, las sinu kartus tulla. Jeesuse nimel me kuulutame seda ka. Halleluja, amen. Korra šereberessi tefossada. Issand, me täname sind meie palvepartner koguduse eest, Otepää koguduse eest, õnnista seda ja hoia seda. Issand, õnnista ja hoia seda Jeesuse nimel. Issand, õnnista ka seda, kui me pere on järgmine nädal minemas, ülejärgmine nädal minemas PLL-i laagrisse, teenimas seal nädal aega. Issand, õnnista seda, juba ette panen selle, kui ma olen kõnelemas Oleviste laagris, siis issand, õnnista seda. Õnnista kõik, kes siit välja liiguvad, issand, et sinu vaim oleks nende, kui nad on teenimas sinu kuningriiki, sinu rahvast Jeesuse nimel. Halleluja, amen. Teated on ka meil. Teatest nii palju, et järgmine pühapäev jutustab meil Monika Kallas. Ja igasugused muid teateid on ka tõenäoliselt. Küll need tulevad kõik vajalikud teated. Selles paigas on teenistus järgmine pühapäev. Kallis kogudus, kodugrupid saavad jätkuvalt kokku. Ja aitäh teile. Vaadake, kogudus on kohal. Kutsuge teisi inimesi ka julgelt, et kogudus on kohal. Kui eelmine nädal mul õde oli siin, ta ütles, et teid on nii jõle vähe ikka. Siis täna mõtleks, et kallis õde, tuleb anda. Ja enamus on koguduse liikmed. Et see on suur asi. Et Jumala rahvas saab kokku. Ja, teate, ma olen isegi mõelnud, vägev, mängude maja tuli oksjoni. Okei, teenistus on läbi. Tšau. Ma vaatasin